Tere tulemast 3. moodulisse finantsjuhtimine loovettevõtjatele. See esimene õppetund räägib põhitõdedest, sellest, kuidas raha loometöös tegelikult liigub. Head finantsharjumused ei piira sinu loovust, nad hoiavad seda alal. Alustame paradoksist, mida paljud loovinimesed hästi tunnevad. Sa võid armastada oma loometööd ja ometi tunda, et raha haldamine on stressirohke. See on täiesti normaalne. Tavaliselt taandub see mõnele asjale. On ebaselge, mis tuleb sisse ja mis läheb välja. Tulu on ebaregulaarne ja maksed saabuvad hilja. Külluse nappus panevad planeerimise tunduma võimatuna. Ja isiklik raha seguneb äriraha, nii et sinu tegelik kasum on peidus. Aga siin on hea uudis. Igaüks neist on parandatav ja see algab ühest lihtsast mõttest, teadlikkusest. Sa ei saa hallata seda, mida sa ei näe, nii et kogu see õppetund keskendub sellele, kuidas õppida selgelt nägema. Enne kui edasi läheme, muudab üks vahe kõike. Kasum ei ole sama, mis raha. Kasum on see, mis jääb pärast kulude mahaarvamist teatud perioodi jooksul. Raha on see, mis on tegelikult sinu kontol, just praegu. Rahavoog puudutab ajastust, mitte ainult kogusummasid. Sa võid olla paberil kasumis suur arve saadetud ja ometi ei suuda sel nädalal üüri maksta, sest raha pole veel kohale jõudnud. Nii et jälgime mõlemat, kasumit ja rahaajastust. Raha liigub sinu ettevõttes ringjoonel, käime selle ümber. See algab tulust, igast eurost, mis sisse tuleb. Tellimustööd, müük, õpetamine, litsentsimine. Siis kulud, see, mida kulutad tegutsemiseks. Materjalid, üür, tarkvara, maksud. See, mis jääb, on sinu marginaal, sinu kasum ja sinu hingamisruum. Rahavoog on kogu selle ajastus, millal raha liigub, mitte ainult kui palju. Ja kõik see toidab otsuseid, seda, mida numbrid sulle järgmisena teha käsivad. Need otsused kujundavad sinu järgmise tuluringi ja ring algab uuesti. Enamik finantsstressi tuleneb sellest, et näed sellest ringist ainult üht osa, tavaliselt tulu ja paanikat, kui see langeb. Aga kui sa näed kogu ringi, lõpetad reageerimise ja hakkad juhtima. Eesmärk on lihtsalt nähtavus ja tasakaal. Näe seda ringi ja sa saad seda juhtida. Nüüd kõige võimsam harjumus loomemajanduse rahaasjades. Eralda äriraha isiklikust rahast. Selleks ei ole vaja ettevõtet. Piisab teisest, tasuta pangakontost. Miks see nii palju loeb? Esiteks väldib see segadust ja maksuvaeva. Enam ei pea lahti harutama, milline kohv oli kliendi kohtumine ja milline lihtsalt teisipäev. Teiseks teeb see sinu tegeliku kasumi nähtavaks. Sa lõpuks näed, mida ettevõte tegelikult teenib ja kulutab. Ja kolmandaks aitab see sul näida ja tunda end professionaalselt. Korras arvestus teeb maksuaja, toetused ja laenud palju lihtsamaks. See üks vahe kaitseb ka sinu isiklikku vara ja annab sulle täpse pildi sinu loometööst. Sul pole vaja midagi keerulist. Alustamiseks piisab teisest tasuta arvelduskontost, mida kasutad ainult äri jaoks. Siin on lihtne reegel, mille järgi elada. Sinu ettevõte on sinu klient. Sa maksad endale sellest teadlikult, mitte kogemata. Kuidas siis nende väljakutsetega toime tulla, mis me loetlesime, väikeste regulaarsete harjumustega? Siin on mõtteviis. Head finantsharjumused ei piira sinu loovust. Nad hoiavad seda alal, need on see, mis lasevad sul jätkata loomist. Nipp on teha need pisikeseks ja regulaarseks. Väike iganädalane ülevaatus lööb alati üht paanilist järelejõudmist maksuajal. Esiteks, vali aeg ja pea sellest kinni. Näiteks 10 minutit igal reedel. Rutiin, mida tegelikult pead, lööb ambitsiooni, mida ei pea. Teiseks, pane kirja oma tulud ja kulud. Iga euro sisse, iga euro välja, sealhulgas väikesed ostud, mis vaikselt kokku kuhjuvad. Kolmandaks, hoia üht korralikku digitaalset kausta. Rahaasjad 2026, alamkaustadega. Arved, kulud, pank, maksud, jälgija. Ja kirjuta oma lubadus üles, oma sõnadega. Ma pühendan 10 minutit igal reedel, et oma rahaasjad korda teha. Selle nimetamine on see, mis muudab hea kavatsuse harjumuseks, mida tegelikult pead. Kuidas siis oma raha tegelikult näha? Sa ehitad rahakaardi 3 lihtsa sammuga. Esiteks, eralda, tõmba see selge piir isiklike ja ärirahaasjade vahele. Teiseks, jälgi iga tehingut. Pane kirja kõik oma tulud ja kulud, isegi väikesed ostud. Need kuhjuvad kokku ja mõjutavad sinu lõpptulemust. Kolmandaks, vaata üle oma kuumustrid. Otsi hooajalisi trende, korduvaid kulusid ja kõikumisi oma tulus. Sul pole vaja keerulist tarkvara, lihtsast tabelist, Excel, Google, Sheets või Notion, piisab täiesti. Ainus reegel on see, et sul oleks selge, mida sa teenisid ja mida kulutasid. Teeme selle praktiliseks, sinu esimene harjutus, rahakaart. Idee on muuta teadlikus pildiks. Sa visandad oma raha lihtsa liikumisskeemi. Alusta oma tuluallikate loetlemisest, tellimustööd, müük, õpetamine, siis kõik oma kulud, materjalid, üür, tarkvara, maksud.
arvesta sisse oma säästud, näiteks hädaabifond ja mis tahes võlad, mida tagasi maksad. Siis joonista see, kasuta värve ja nooli, et näidata, kuidas raha voolab, tulu, kulud, säästud, võlg. Et muuta see päris jälgimissüsteemiks, tee veel 2 asja. Kasuta kategooriaid, näiteks vabakutseline, müük, materjalid või maksud. Ja dateeri iga liikumine. Kategooriad ja kuupäevad on see, mis muudavad lisandi süsteemiks, millest saad tegelikult õppida. Sa ei pea esimesel päeval kõike täiuslikult jälgima. Alusta 3 tuluallika ja 3 kuluga, mida juba tead. Mõte ei ole raamatupidamise täpsuses. See on vaatamise harjumuse ehitamises, nii et numbrid muutuvad tuttavaks, mitte hirmutavaks. Siin on põhjus, miks kogu see jälgimine loeb. Asi ei ole korralikkuses iseenda pärast. Kui sa suudad oma raha selgelt näha, lakkavad numbrid olemast hirmutavad ja hakkavad kuhugi osutama. Sa saad lõpuks seada päris finantseesmärke, mis põhinevad sinu tegelikel andmetel. Sea tulu eesmärk, selge kuine number, mille poole püüelda, muudab ähmase lootuse konkreetseks plaaniks. Vähenda oma püsikulusid. Iga euro püsikulu, mille kärbid, vähendab survet igale üksikule kuule. Ja suurenda oma marginaali. Väikesed võidud hinnas või tõhususes kuhjuvad aja jooksul päris hingamisruumiks. Pea meeles põhimõtet. Teadlikkus on algus, suund on mõte. Jälgimine on tõeliselt kasulik ainult siis, kui see muudab mõnda otsust, mille sa teed. Vaatame päris kuud, päris numbritega. Tulu, 600 vabakutselisest tööst, 100 printidest, 150 töötoast, 850 sisse. Kulud, üür, transport, tarkvara ja materjalid, umbes 475 välja. Säästud, 30 eurot hädaabifondi. Ja võlg, 250 krediitkaardi, 200 pangalaenul, 450 tagasi makstud. Pane tähele, tulu on kuludest tublisti kõrgem, nii et paberil näeb see terve välja. Aga kui lisad võla tagasimakse, jääb raha napiks. See on ajastuse õppetund, mis toimub otse-eetris, kasum ei ole raha. Lõpetame selle õppetunni mõttega, millel kõik tugineb. Sa ei saa hallata seda, mida sa ei suuda näha. Iga tehnika kogu selles moodulis eelarvestamine, hinnastamine, arveldamine tugineb sellele ühele nähtavuse alusele. Kui sinu raha nudu, on iga otsus oletus ja iga vaikne kuu tundub ohuna. Aga kui sa suudad seda selgelt näha, voogu, kaarti, numbreid, lõpetad reageerimise ja hakkad juhtima. Nii et saa esmalt nägemine paika. Kõik muu muutub sealt lihtsamaks. See oli esimene õppetund. Sa õppisid oma raha nägema, eraldi kontod, lihtne jälgija ja rahakaart. Järgmises õppetunnis planeerime ette eelarvestamine, rahavoog ja rahaline varu. Seda projekti rahastab Euroopa Liit. Aitäh vaatamast!